Tere tulemast minu kanalile, mina olen Ivar Kuussev ja täna me räägime sellisel teemal nagu kas on olemas suurem plaan meil siin elus. Kas me toimime mingisuguse plaani järgi või on kogu elu lihtsalt puhas juhuste jada sünnist surmani. Enne kui ma teema juurde lähen, siis ma jagan natukene taustast, mis mu mõtetes toimub. Et ma olen alles alustanud oma YouTube'i kanaliga ja ma juba tunnen igasugu erinevaid asju tuleb mul üles juba. Ma tunnen seda perfektsionisti endas, kes tahaks, et kõik videod oleksid väga põhjalikud ja ideaalsed ja et kõik, mis mu suust tuleks, oleks puhas kuld. Teisalt jälle ma näen, kuidas ma panen nii suure pressure'i sellega enda peale ja enda videote peale ja tegelikult see takistab natukene mul nende videote tegemist ka, et kuigi mulle väga meeldib neid teha, siis see peale hakkamine või nagu see, et sa võtad kätte ja lõpuks istud maha ja paned kaamera tööle, see on nagu see kõige raskem. See on nagu trennis käimisega kõige raskem on asjad kotti panna ja trenni ukse taha ennast lohistada ja nii, et sealt edasi on nagu läheb libedalt. Samamoodi on videote tegemise ka, ma tunnen, et kui juba kaamera käib, siis ei ole nagu midagi häda. Aga et sinnamaani saad ja on nagu nii palju erinevaid kahtlavaid mõtteid tuleb üles, et kas ikka teha ja millest teha või äkki hoopis teisest asjast teha või kas üldse praegu on see õige hetk ja nii edasi, et ma otsustasin lihtsalt, et ma panen kaamera mängima ja ma isegi ei tea, kas ma panen selle YouTube'i üles, ilmselt panen, aga lihtsalt võtsin natuke koormat endaks vähemaks, teen hoopis teisel teemal, kui ma mõtlesin alguses teha. Ühesõnaga, kas on olemas suurem plaan, et ühest küljest võib väita, et võtame ühe perspektiivi, et ei ole seda olemas, et tegelikult ju loogika annab kinnitust ka sellele, et kui on nagu mingi plaan, see peaks nagu kuskil kirjas olema või et see tundub just nagu õhust võetud ja et seda saab tõestada, isegi kui on. Ja lihtsam on uskuda seda, et ei ole plaani, et kõik on meie valikutes kinni. Aga mina jälle usun asjadesse, mida ei saa loogikaga tõestada, et on olemas ka nii-öelda see teispoolsus ja on olemas vaim, kes on meie sees ja kes on siia kehastunud meie kehasse ja ma usun, et sellel vaimul on enne juba siia ilma sündimist oma suurem plaan. Et esiteks vaimul on väga palju erinevaid kehastusi. Olen muidugi vaimust, kelle rohkem, kelle vähem, aga üldiselt on vaimud miljoneid aastaid vanad ja üks eluiga on nende jaoks nagu paar sekundit põhimõtteliselt. Et see kehastus, mis meie jaoks on terve eluaeg, on nende jaoks siuke sõrmeotsa täis sõrmeotsa. Ja kõikide nende kehastuste ehk inkarnatsioonidega vaim üritabki enda kõrgemat plaani ellu viia ja igal vaimul on see erinev, see võib olla ükskõik mis asi, kuidas inimkonda teenida, kuidas planeeti teenida, kuidas ise areneda, kuidas kasvada, mida ta tahab nagu selgeks saada, kuidas areneda, kuhu poole areneda. Üheks tõestuseks suuremast plaanist on see, et kui me oskame näha ja märgata, siis meil on võimalik näha sünkroonsusi oma elus. Sünkroonsused on sellised väiksed märgikesed meie igapäevaelus, kus kas mingisugune muster kordub või me näeme mingisuguseid märguandeid või me kuuleme mingisugust sõna või lauset või ütlust või saame kinnitust mingile omale mõttele konkreetsel ajal. Näiteks, et me mõtleme midagi või meil tuleb mingi idee ja siis just ilmub välja mingisugune võimalus selleks või et
me oleme ammu mingist asjast mõelnud, aga siis näemegi kuskil, et keegi julgustab seda tegema või et saame kinnitust või et saame just vastupidi kinnitust, et me ei peaks seda tegema, et tulevad mingisugused takistused meie teele. Aga samas see kõik on nagu tunnetuse küsimus. Väga paljudes spirituaalses ringkonnas liikuvad inimesed räägivad, et nad elavadki sünkroonsuste järgi ja märkavad ja neid märke tuleb igalt poolt ja iga päev on võimalik märgata ja nii edasi. Aga nendega saab ka nagu liiale minna selles suhtes, et igat asja ei saa võtta kui märguandena. Igat asja ei saa võtta kui signaalina, et nii, nüüd see, et see peab midagi tähendama nagu. Mul meenub üks lugu, kus indiaani hõim istub ümber lõkke, tahavad teha rahupiipu ja siis üks noor indiaanlane üritab piipu põlema saada, aga Jacksiga. Ta see ei saa ikkagi päris see ei saa mingi väga vana olla, kui ta Jacks on, igal seal loostal oli Jacks. Nii et üritab Jacksiga piipu tööle saada, aga ei saa, tuul puhub kogu aeg ära ja üritab ja peaaegu juba saab ja ei saa ja teised muutuvad ka juba kannatamatuks. Ja siis lõpuks indiaan ütleb, et järelikult looja ei soovi, et me täna teeksime piipu ja hakkab juba piipu kõrvale panema, kui siis vanem kogenum naisterahvas võtab tal selle piibu käest, et anna siia, et see on lihtsalt tuul ja paneb piibu põlema ja lõpuks nad teevad kõik ikkagi seda rahupiipu. Et nagu iga asjaga saab ka nende märguannetega liiale minna, aga jällegi minu kogemus on näitanud, et kui nendesse uskuda ja lasta enda seest tunnetada läbi need asjad, siis neid saab võtta kui märguannetega kuskilt teispoolsest või märguannetena kelle iganes poolt, meie kõrgema mina, meie juhendajate, looja enda poolt. Et üks asi on need märgid ja sünkroonsused, aga mis asi see kõrgem plaan üldse on? Mina leian, et seda saab seletada niimoodi, et esiteks meil on erinevad ajaliinid, mida mööda meil on võimalik liikuda, elada. Need on erinevad potentsiaalid ja mõned potentsiaalid jooksevad meie elus paralleelselt. Näiteks üks ajaliin on see, et ma käin kuskil tööl, teine ajaliin on see, et ma käin kuskil trennis, kolmas ajaliin on see, et ma suhtlen mingi ühe inimesega või teise inimesega või tegelen ühe asja või kolmanda asjaga. Aga nagu kõrgema plaani järgi elamine on see, kui me käime mööda neid ajaliine, kus me vibreerime kõige kõrgematel sagedustel. Ehk siis need on need ajajooned, kuhu meie kõrgem mina üritab meid suunata või meie juhendajad või looja. Et sealt tulevad ka need sünkroonsused nihutada meid nendele kõrgematele ajajoontele. Ja teine viis, kuidas me ära tunneme need kõrgemad ajajooned, on meie enda emotsionaalne ja tundeseisund. Inglis keeles siis emotional guidance system. Ehk siis me saame navigeerida selle järgi elus, kuidas me seesmiselt ennast tunneme. Kuidas mingisugune asi meid tundma paneb, kui meil on vaja mingi otsus langetada ja me laskume tunnetusse, et kuidas see asi mind tundma paneb. Kui ma valin minna seda tiid pidi, kuidas see tundub? Kas ta tundub siuke raske ja rusuv või ta tundub kerge ja voolav ja nagu enesestmõistetav või siuke nagu täiesti libisev nagu vesi. Ja sellepärast ongi hästi oluline saada kontakt oma tunnetusega, oma intuitsiooniga, laskuda oma südamesse ja sealt lähtuda. Nii et üks asi on sünkroonsus, teine asi on sisemine tunnetus ja kolmas asi on see, et kui me järgime seda kompassi, navigeerime nende asjade järgi ja vaatame tagasi, siis kõik on loksunud paika nii, nagu ta pidi. Kõik tundub, et kõik on läinud täpselt nii, nagu pidi. Et meil ei ole siuke tunne, et takistuse otsa ja katastroofi otsa ja kannatused, vaid meil on pigem siuke, et elu on ikkagi tõusude mõõnadega, aga siis ongi, et okei, et
ja mõõn õpetas mulle seda ja viis mind selleni ja et see nagu kaart jookseb sellest kokku ja lõpuks me näemegi, et see kõik on nagu mingisuguse suurema plaani osa. Ja kuidas see lõpuks meid tundma paneb, on, et meist tekib lootus, meist tekib usk sellesse, et meil on mingi siht, meil on mingisugune kõrgem plaan või mingisugune eesmärk, mida me ei saa käega katsuda, mida me ei näe, aga me teame, et see on olemas, me usume, et see on olemas. Ja iga kord, kui me laskeme tunnetusse või mediteerides mõtleme sellele, siis me näeme nagu, et mingisugused uued harud hakkavad sellest nagu hargnema. Ja lisaks meie enda suuremale plaanile ma leian, et ka meie inimkonnal on mingi suurem plaan. Ja üldse ka erinevatel kosmoserassidel on mingid suuremad plaanid. Et see on mõnes mõttes ka nagu koosloomine, mis viib mind selle juurde, et kui küsida, kas saatus on olemas, see läheb natuke sellega kokku, siis saatuse kohta mina arvan niimoodi, et jah, meie vaimul on mingisugune plaan enne, kui me siia inkarneerume ja ta on ette plaaninud või ta näeb ette mingisuguseid suuremaid elumuudatusi meis. Samas on meil igal hetkel vaba valik valida, kus suunas me oma elus liigume. Ehk siis see on nagu 50-50 minu meelest. On ette määratud, aga samas me saame valida iga hetk lõpmatul arv ajaliinide vahelt, kuidas me tahame oma elu elada. Ja et see sõltub nagu mõlemast, meie vabast tahtest ja meiega suurest plaanist. Ehk siis, ja see on ajas muutuv, et nii nagu maa energiad on praegu tohutus muutumises ja maa enda sagedus pidevalt tõuseb, nii ka inimeste sagedused muutuvad ja ma usun, et ka see plaan võib nagu muutuda. Vot nii, sellised mõtted siis minult suure plaani osas. Jah, mina usun suuremasse plaani. Kui te küsite, et aga tõesta, siis seda ei ole võimalik füüsilises reaalsuses niimoodi tõesta või nagu loogilise mõtlemise tasandilt ei ole võimalik seda kuidagi mingitesse võõranditesse panna. Aga ma arvan, et ei olegi vaja ja tähtsam on see, mida me seespoolt tunneme, mis on õige ja mis ei ole. Mis on minu jaoks õige, mis on kellegi teise jaoks õige. See võib olla erinev, kokku minna, aga see teebki selle elu siin maa peal huvitavaks ja värviliseks ja kirevaks, et meil on kõigil võimalus pidada tõeks, mida iganes me soovime. Ja kui miski tundub meie jaoks õige ja selle järgi elada, siis me olemegi õnnelikud. Nii et selline vabas vormis video seekord. Kui teil tekkis mingeid mõtteid sel teemal või vastake ise, kas teie arust on olemas kõrgem plaan või ei ole, kirjutage kommentaaridesse oma vastus. Ja saame arutada nendel teemadel ja vaatame, mis erinevad inimesed arvavad. Aitäh kuulamast!